Tere sulle Meeri Taro lehele kuulama ja vaatama Taro prognoosi juulikuuks. Kõikidele tähemärkidele eraldi ja tuletan meelde, et tegu on üldise ladumisega, nii et võta siit ladumisest see, mis sinuga resoneerub. Ja see, mis sind ei puuduta, siis see lihtsalt jäta kõrvale. Sa võid vaadata enda päikesemärki, tõusumärki ja naised, miks ka mitte Kuud ja Veenust. Ajatemplid on video all kirjelduses, saad liikuda kohe selle grupi juurde, mis sulle kõige paremini sobib. Ja sõna saavad siis sellised kaardid nagu Tarot of Oneness ja minu kõige uuem pakk, kus on esindatud siis sellised haruldased ja kohati ka välja surnud loomakesed, et iga loom esindab mingit omadust või lisaks muidugi tavalisele taro tähendusele, et iga loom esindab siis mingit iseloomu või kvaliteeti, mis võib-olla sul juulikuus võib vaja minna. Et vaatame, mis siit siis välja tuleb. Tere kõikidele jääradele! Siin on sinu juulikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu üks olemine, ühendus, oneness, jah, üks olemine. See ei ole klassikaline tarokaart, see on lisakaardina selles pakis. Siis on veel mõõkade kuninganna ja karikate 9. Selline hästi omapärase energiaga laud. Siin on kõike, siin on sellist vaimset olekut, on küllust ja on sellist lendlevat vabadust ja kergust ja otse kui kõik elemendid on esindatud nagu ta ilus ka olema peaks. Peamine, mis siit lauast mulle hetkel silma jääb, ongi see lisakaart, see ühenduse kaart, et juulikuus jälgi seda, et sa oleksid eelkõige iseendaga hästi tugevas kontaktis ja ühenduses ja teaksid, kuhu suunda sa sooviksid liikuda ja mis on üldse see, mida sinu hing ihaldab ja süda, mille järgi laulab. Väga palju on siin ka nagu sellist loodust nendes kogu lauas, et võib-olla see ühendus võib olla ka looduse ja sellise maandusega, et vaata, kui palju sul on aega iseendale värskes õhus jalutamiseks ja liikumiseks ja võib-olla on hea teha see iseendale rutiiniks. Nüüd see mõõkade kuninganna toob siin sellise kerguse ja kuidagi nagu intellekti ja mõtte tasandi mängu, et juulikuus ilmselt kõik otsused, mis sa langetad, peaksid olema targad, et siis perioodi lõpuks korjata pesast ka neid kuldmune. Nüüd see karikate 9 siin võib tähendada seda nagu kuldmuna nii päris mõttes, et äriliselt mingi hea idee võib seal juulis tulla just selles ühenduses iseendaga oleku läbi. Või siis see võib olla ka rahaline, materiaalne kuldmuna, täiesti konkreetne kingitus, pärandus, lotovõit, mis iganes võib selle all olla. Ja selle kaardi tähendus selles pakis on ka see, et see võib tähendada kas uudiseid rasedusest või lapseootel olekut. Et kõike jagub siin eelkõige siis jah, märksõnana võiksid võtta selle ühenduse ja tarkuse, sisemise tarkuse, et mis iganes valikud või otsused sul juulikuu sees on, et langeta neid läbi sellise sisemise tarkuse ja mõtle südamega. Ja see sinilind siin keskmisel kaardil on ka väga tähenduslik, et eks me kõik püüa siin elus oma sinilindu. Ja nüüd haruldaste loomakeste pakist tuleb selline kaart nagu mõõkade 7 ja veel üks sinilind sulle, nii et palun väga, et hoia seda ühendust ja lase see, siis võta see sinilinnukene vastu.
Nüüd kuupäevadest võivad olla olulised 4 või 6 või siis 10. Aga mõnusat enesega ühenduses olevat kuud sulle. Tere kõikidele sõnnidele, siin on sinu juulikuu taroskoop ja kaartidel on väljas sellised kaardid nagu karikate 7, müntide 5 ja õiglus. Nüüd päris põneva energiaga laud. Mulle tundub, et juulikuu võib tuua sulle päris palju valikuid ja otse kui sellist valikuid, mida sa võib-olla nagu ise ei tahakski valida või mis sulle tundub, et sa ei peaks valima, et nagu näha siin võrki käes puhkaval tegelasel on kõik kausikesed täis erinevaid asju. Aga kas kõik need asjad on need, mida just iseendale soovida, see on iseküsimus. Ja, ja see müntide 5 siin vahepeal teeb veel ettevaatlikumaks, et mulle tundub, et kui sa ei langeta valikut, mis iseenesest on ka valik, siis või langetades vale valiku või olles kuidagi ahne ja teisi kahjustav, mida see õigluse kaart siin väljendab, siis võib juhtuda see, et oma valiku tulemusel sa paned iseenda vaeslapse või kerjuse rolli. Kuna tegu on üldise ladumisega, siis siin võib olla tegu täiesti konkreetsete materiaalsete asjadega, aga samas võib siin olla ka väga tugevad hingelised teemad, et suhted, hingetasandil suhted või suhe iseendaga ja oma hingega. Et mida ma sellega silmas pean, on see, et tihtipeale me oleme õiglased kõikide teiste suhtes, aga mitte iseenda suhtes ja jätame ennast otse kui vaeslapse rolli. Et võib-olla tasuks just suvel vaadata, et valikud oleksid kõik sind teenivad ja samas õiglased nii sinu kui ka kõige ümbritseva suhtes. Et mulle tundub, et sul tuleb päris mõnusa energiaga ja tore juulikuu. Nüüd õiglus võib tähendada ka seda, et keegi otse kui nagu positiivne karma sinu suunas, et keegi teeb heaks minevikus tehtud, astutud sammud, mis on kuidagi olnud sulle vastu. Et vaata, mida kõik sustu teele lükkab, hoia meel avatud ja võta vastu kõik see, mis sealt tulla tahab. Nüüd haruldaste loomakeste pakist on tulnud selline kaart nagu intuitsioon, mida esindab selline mõnus mõmmik. Et noh, mis sobiks siia lauda veel paremini kui õiglaseid valikuid langetades läbi intuitsiooni ja sisemise tarkuse ja teadmise, et hoia ühendust iseendaga ja kõik su valikud teenivad sind. Nüüd kuupäevadena võivad olulised olla sellised kuupäevad nagu 8 ja 3. Jah, kaunist juulikuud sulle. Tere kõikidele kaksikutele, siin on sinu juulikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu surm, käesolev hetk ja karikate 10. Esmapilgul võib tunduda, et siin on natuke nagu selline raske energia, ometigi kui nagu süüvida või sügavamalt vaadata, siis kindlasti mitte, raskusest on asi väga kaugel. Surm selles kaardis on välja toodud aga nagu ümbersünnina, ei ole mitte kunagi nagu halb või negatiivne kaart. Minu jaoks on surm transformatsioon, mis viib järgmisele tasemele ja uute nagu selliste võimalikkusteni. Tegelikult me ju igal õhtul nagu otse kui sureme, et järgmisel hommikul uuesti alustada puhta ja värske lehena. Ja mis oleks veel mõnusam teha, kui
kui seda transformatsiooni ümbersünniprotsessi käesolevas hetkes, sest käesolev hetk ongi ainuke asi, mis meil tegelikkuses on, et me võime teha siin prognoose ja vaadata, mida toob või kuidas kulgeb ja nii edasi. Aga tegelikkuses ainuke asi, mis loeb, ongi just see nüüd ja praegu. Hetkevõlu ja hetkes olemise rõõm ja kergus ja õndsus. Et jälgi juulikuud ja too ennast teadlikult käesolevasse hetke ja vaata, millised imed hakkavad sinu ümber juhtuma. Ja karikate 10 on selles mõttes ideaalne peresuhte ja üldse suhete kaart, et ta toob nagu täiesti sellise konkreetse suhete mõõtme siia lauda, et võimalik, et suvi ja puhkus, kui sul on puhkus, tuleb just selline nagu oma kallite inimeste keskel veedetud aeg ja avastad, et sinu armsad inimesed on sulle veel armsamad ja veel kallimad just praegu selles hetkes. Kuna tegu on üldise ladumisega, siis võimalik, et sa oled just hiljuti teinudki läbi sellise suurema transformatsiooni või arenguastme ja märkad enda ümber nüüd seda, et millised inimesed on kingitusena sinu elus tegelikult. Et me tihtipeale võtame lähedasi iseenesestmõistetavalt, mis tegelikult on suur tragöödia. Iga inimene meie elus on kingitus, on ta siis tõelise sooja südamega inimese kingituse näol või on ta kõige suurem, et mitte öelda halba sõnasi, õpetaja, siis väärtuslikud on nad kõik ja edasi nad aitavad meid kõik. Nüüd selliste haruldaste loomakeste kaardipakist tuleb sulle selline kaart nagu kaarik. Przevalski hobune on see imekaunis taltsutamatu loom. Et mis sobiks veel siia lauda paremini, kui kogu selle transformatsiooniprotsessi käigus meelest pidada ja meelde tuletada endale, et tasakaal on kõige alus. Ja tuua ennast ikka ja jälle käesolevasse hetke ja märgata seda ilu, mis sinu ümber on. Nii numbritest, kuupäevadest oluliselt võivad olla 4 ja 12 või siis 16 ka. Aga kaunist juulit sulle! Tere kõikidele vähkidele! Siin on sinu juulikuu taroprognoos ja kaartidel on väljas sellised kaardid nagu kuu, müntide 2 ja müntide äss. Väga tugeva energiaga laud, mis esimese hooga ütleb seda, et juulikuus võivad esile kerkida sinu seest otse kui mingid sellised sügavamad igatsused, mida sa võib-olla ei ole iseendale varasemalt teadvustanud või iseendale otse kui märku andnud, et sul võib olla vaja midagi sellist. Kuna tegu on üldise ladumisega, siis siin all võib olla igatsus kellegi järgi, lähedase suhte, hingesugulase järgi ja samas nagu need müntide kaardid siin kõrval toovad ka sellise mõisa ja materiaalse tasapinna siia juurde, et võib-olla igatsus parema elujärje järgi või oma kodu või tähenduslikuma töö või ka lihtsalt selle järgi, et keegi tuleks ja hoolitseks sinu eest, võtaks kanda kõik mured ja otsustaks sinu eest. Mitte ohvrimentaliteedist otsustaks sinu eest, vaid vahest on nii tore, kui sinu kõrval on inimene, kes võtab kanda mingi osa sellest argipäeva toimetustest ja tegemistest, et annab otse kui puhkust iseendale läbi selle, et valib sinu eest mingeid asju. See müntide 2 siin vahepeal ongi just selline valikute langetamise teema, sellised igapäevased tavalised valikud, mis
mis tegelikkuses muudavad väga palju meie elu. Et nagu näha siin need 3 kurikat, et hoida 3 kurikat korraga õhus või žongleerida nendega, et ega see tegelikkuses ei ole üldse lihtne. Et see võibki tekitada väsimust ja sellist igatsust, et tahaks kergemini, tahaks lihtsamini, tahaks puhata. Või siis tahaks seda inimest enda kõrvale, kes võtaks kõik mured kanda. Müntide äss nüüd siin jällegi näitab seda, et juulikuus võib tulla sulle mingi ootamatu sissetulek või kingitus või mingi selline rahaline väärtus, mida sa nagu otsekui ei ole oodanud, aga saad helguse ja kergusega vastu võtta, et hoia silmad ja süda lahti ja vaata, mida kõiksus sulle kinkida tahab. Nüüd haruldaste loomakeste pakist tuleb selline kaart nagu kuu ja valge hunt, et see väga sobib siia lauda, ta iseenesest võimendab veel seda esimest kuud ja öökulli, et küllap ikka mingi igatsus sinus pead tõstab ja üritab märku anda iseendast, et vaata, mida sa saad teha selle igatsusega ja kuidas seda nagu iseendas vastu võtta, et me igatseme ikkagi ainult neid asju, mida tundub meile, et meil ei ole. Aga tegelikkuses me saame ise anda endale kõike seda, mida me igatseme. Ja kui me oleme täidetud iseenda energiaga ja see igatsus otse kui puudub, siis saab kõiksus seda ka meile nagu füüsilisel tasandil tuua. Nüüd numbritena on sellised numbrid nagu 6 ja veel kord 6 või siis 12. Et huvitav, 6 on iseenesest numbrina ka hästi transformatiivne. Nii et jah, mulle tundub, et teil tuleb väga mõnus ja huvitav suvi. Aitäh sul! Tere kõikidele lõvidele! Siin on sinu juulikuu taroskoop ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu eremiit, erak, müntide kuninganna ja keiser. Mulle tundub, et sinu juulikuu võib tulla natukene selline, et sa nagu otsid midagi, mida sa ise ei tea, et sa otsid. Ja natukene nagu võib-olla selline sotsiaalsusest eraldumine või ka mingi isikliku eesmärgi suunas rühkimine või selline nagu see kaart ette kujutab, et pikk trepp üles ja seal üleval kumav valgus, et see on selline nagu progress või rühkimine, üksildane teekond millegini, mis on sinu jaoks ainult oluline. Et erak on ka selline kaart, et ta otsib sisemist tarkust, ta pöördub sissepoole ja ta mediteerib, ta vaatab oma südamesse ja leiab sealt kõik vastused oma küsimustele, mida ta võib-olla isegi esitanud veel ei ole. Kuna tegu on üldise ladumisega, siis see võib olla selline sisemine protsess, aga samas ta võib olla ka täiesti konkreetne väline füüsiline protsess, et kui sa oled alustamas mingit uut toitumist või mingi juurutad enda ellu mingit uut harjumust, siis juulikuu on selleks just selle eraku näol väga hea võimalus ja väga hea aeg. Nüüd müntide kuninganna ja see armas kohev jänkupoiss seal toetab sellist materiaalsust, et kui sinu eesmärk on kuidagi seotud materiaalsusega, siis pöördu nagu maa poole või maanda ennast, jälgi, et sa ei oleks oma unistuste või eesmärkidega väga peapilvedes. See käib tegelikult kõikide eesmärkide kohta, et jälgi, et oleks olemas maandus ja et eesmärgid oleksid reaalsed.
et näiteks kui sinu eesmärgiks on dieediga langetada kaalu, siis ei ole reaalne võtta kuuga alla kohe 10 kilo, et tasa ja targu ja maandatult kõike seda toimetada. Nüüd keisrikaart ja need lõvid seal on väga nagu sinu tähemärgi kaart, et kogu selle protsessi juures jälgi seda, et su pea oleks lõvilikult püsti ja kõik oleks sooritatud täpselt nii nagu sellise lõviliku elegantsiga ja jõuliselt otsekui. Et jah, nüüd haruldaste loomakeste pakist tuleb sulle selline kaart nagu jõud ja veel üks lõvi. Üldse ei imesta selle üle, kusjuures, et just selline kaart tuli. Et see kinnitab veel seda, et kuigi juulis võib tunduda teekond keeruline ja raske, et sinna üles ronida selle valguse poole ei ole sugugi kerge. Iga samm tuleb ikkagi tahte pealt ja vahel on väga raske leida seda tahtejõudu, siis see jõud kinnitab, et sa jõuad oma eesmärgini, mis iganes see sinu eesmärk võib olla. See võib olla suhtealane, see võib olla enesearengu teema, see võib olla täiesti midagi konkreetset füüsilist, ärilist, kuna tegu on üldise ladumisega. Nüüd numbritest olulised on sellised kuupäevad nagu 3 ja 5 või siis 8. Aga kõike kaunist sulle! Tere kõikidele neitsidele! Siin on sinu juulikuu taroprognoos ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu mõõkade 7, saatuseratas ja maailm. Väga suured kaardid kõik. Just saatuseratas ja maailm on sellised suure arkaani positiivsema poole peal olevad kaardid. Nüüd see mõõkade 7 siin on natuke ainult selline, mis teeb natuke ettevaatlikuks. Et nagu see suur kasslane seal puu otsas hiilib, et juulikuu võib tuua üles vajaduse või tarviduse jälgida enda seljatagust või jälgida enda ümbrust ja mitte teha rutakaid samme, rutakaid otsuseid, vaid et iga otsus oleks otse kui naelapea pihta. Ja seal on natuke nagu selline hiiliv energia, et jälgi, mis toimub sinu ümber. Et kas inimesed sinu ümber on sind toetavad, võib-olla inimesed sinu ümber peavad üldsegi vahetuma suvega ja tulema sind toetavamad inimesed, et iga hing, kelle sa enda juurest lahti lased, vabastab koha neile, kes saavad tulla ja olla just täpselt sinu hingel inimesed ja sind toetavad, et ära kunagi hoia kedagi vägisi enda küljes või ürita kusagilt ennast läbi pressida või kusagile ennast sobituda, kuhu sa ei sobi, et ole sina ise ja küll kõik see hoolitseb selle eest, et sind ümbritsev oleks sinu vääriline ja sulle vastav. Nüüd saatuse ratas ja otse kui selline see labürint selles kaardipakis väljendatuna, ta natuke ühtib selle mõõkade 7-ga, et labürindis liikuda pead hoidma ka kõik oma meeled lahti ja antennid teravad, et teadma täpselt, kust pöörata ja kuhu, et kus oli tupik ja kust saab edasi. Et jõuda siis selle maailmani, kus on liblikad ja kergus, et mulle tundub, et juulikuu tuleb sulle selline transformatiivne ja natuke ka elu muutev, kui sa julged ja kui sa märkad kõiki võimalikkusi, mis sulle on antud. Et võta lihtsalt, hoia silmad lahti, hoia süda lahti, jälgi, mis sinu ümbruses toimub. Hoia meeled teravad, ära kaldu ülemõtlemisse ja võta vastu kõik õigsuse kingitused, mis sulle tulemas on.
Nüüd haruldaste loomakeste pakist tuleb sulle selline kaart nagu armastajad ja selle kaardi peal on selline armas hünnide paar, imelised linnud. Nad elavad päris pika elu, kuskil 20-30 aastat ja nad on monogaamid, et kuskil 6-aastaselt nad leiavad enda kõrvale kaaslase, kellega siis iga aasta saavad ühe linnupojakese. Linni emane muneb ühe muna ainult aastas. Siuksed hästi omapärased ja huvitavad linnud, et see kaart omakorda lisab siia nagu sellise suhtemõõtme juurde. Et vaata, mis toimub juulikuus sinu suhtega. Ära võta kaaslast enda kõrval iseenesestmõistetavalt, vaid jälgi teda ja jälgi ennast ja mida rohkem sa välja annad, seda rohkem sa saad ka vastu. Et tundub, et tuleb huvitav juuli. Nüüd kuupäevadena 4, päris huvitav. Või siis 8. Kõike kaunist. Tere kõikidele kaaludele. Siin on sinu taroprognoos juulikuuks ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu mõõkade 10, müntide 3 ja mõõdukus. Kogu see kombinatsioon siin lauas räägib mulle sellest, et juulikuus ole hästi tähelepanelik, kuhu sa oma mõtetega rändad, mida sa oma mõtetega lood. Et tihtipeale me kipume oma peas tegema asju suuremaks, kui nad tegelikkuses on, nii heas kui halvas mõttes, üle mõtlema, üle analüüsima ja ka üle unistama või nagu seda positiivset poolt juurde keerama. Mõõdukuse kaart toob välja selle, et ole iseendaga heas kontaktis ja jälgi, et sa kusagil ei paneks juurde seda, mida seal tegelikkuses ei ole. Veel võib juulikuu tuua sulle sinu ellu uued inimesed, koostöövõimalused, mingid sellised rahaliselt edukad pakkumised. Hoia silmad lahti ja võta vastu, kui sulle tundub, et see võib olla sulle, aga ikkagi ainult iseenesega ja iseenese tunde ja mõttemaailmaga kontaktis olles. Et kui sulle tuleb ka mõni ahvatlev pakkumine, mis tundub, et võib olla nagu üle sinu pea, siis ära mine sinna üle analüüsimisse, üle mõtlemisse, vaid too ennast nagu mõõdukalt iseendaga kontakti mõõdukuse kaardi juurde ja vaata, äkki tasub ikkagi vastu võtta, et tihti just sellised üle otse kui üle enese varju hüppamised ongi need, mis viivad meid uuele tasandile elus ja loovad juurde sellist suuremat väärtust nii sisemiselt kui ka materiaalselt. Et ühesõnaga väga huvitav. Ja haruldaste loomakeste pakist on tulnud selline kaart nagu kohtumõistmine ja selline mägiveis, mis näitab seda, et mägiveised on sellised lahedad tegelased, kes tugeva pakasega ka on õues ja miski neid nagu ei kõiguta või et tema ajab oma asja. Ta on selline suur, massiivne, rahulik, teab täpselt, mida ta teeb ja kuhu ta liigub. Ja mulle tundub, et see sobib väga hästi kokku selle mõõkade 10-ga, et vaevalt, et see karvane nunnu veis üle mõtleb kuidagi või üle analüüsib, et ta lihtsalt stoiliselt ajab oma asja, olles iseendaga kontaktis. Nii ja kuupäevadena on võivad olla olulised sinu jaoks sellised kuupäevad nagu 1 ja 8 või siis 18 või 9. Ega kõike kaunist. Tere kõikidele skorpionitele. Siin on sinu juulikuu taroprognoos ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu müntide 7, mõõkade 6 ja mõõkade paas. Nüüd mulle tundub, et sinu juulikuu võib tulla väga selline
alust rajav või ma ei leiagi otsest sõna siia, et kõik see, mida sa juulikuus istutad, hakkab hilisemalt vilja kandma. Ja võib-olla selleks, et midagi tuleviku tarbeks istutada, on sul vaja eemalduda praegusest olukorrast või praegusest hetkest või sellest situatsioonist, kus sa praegu oled. Kuna see on üldine ladumine ja mul puudub arusaam, kus sa oma elus antud hetkel oled, aga mulle tundub, et siin võib olla tegu suhteteemaga. Millegipärast tuleb selline energia. Või siis konkreetselt materiaalse või tuleviku suunas materiaalsust loova teemaga. Et igal juhul seal kombinatsioon siin lauas näitab seda, et hetke olukord on selline, mis toob eraldatuse või otse kui nagu eemaldumise situatsioonist, kus sa praegu oled. Mingi asi sinu elus on otsa saanud ja sa pead edasi liikuma. Et lihtsalt võta see julgus ja tahe ja liigu edasi ja istuta need pisikesed taimekesed viljakasse pinda seal, kus seda hinnatakse ja kus sellest ka hoolitakse. Mõõkade baas on see karbist välja lastud väike linnuke, mis näitab uusi ideid ja sellist värskust mõttetasandil, et kui sul juulikuus peaks tulema mingi selline mõttesähvatus, et mida edasi teha või kuidas edasi liikuda, siis võta sellest kindlasti kinni ja ära jää hirmu. Kui sa selle jaoks pead ka millestki muust loobuma, et võta julgelt vastu see, mida kõik sust pakub ja vaata, kuhu see linnuke lendab ja mida ta endaga kaasa toob. Igatahes väga mõnusa sellise ootusärevuse energiaga laud. Mis iganes su elus hakkab juhtuma või hakkab muutuma, et see kõik on sulle kasuks, hüvanguks ja suureks õnnistuseks. Nüüd haruldaste loomakeste pakist tuleb sulle selline kaart nagu keiser ja panda. Pandad on siuksed lahedad lustlikud tegelased, et nad on jah, sellised natuke jäärapäised, aga lõbusad ja järjekindlad. Ja mis pandale veel on omane, et nad söövad ühte konkreetset taime ainult, et seda puhtust iseenda jaoks hoida, et just see eemaldumise teema, et kas kõik see, mis su elus on, peab sinna kuuluma, et kas kõik, mis sa kehasse paned või mida sa endaga ümbritsed, et kas see kõik on sind toetav, võib-olla oleks tarvis üks puhastuskuur läbi teha, et saaks linnukesena lenda tõusta ja kergusesse. Nii, nüüd numbritest on väljas 2 ja 7, 27 või siis 9. Aitäh sulle! Tere kõikidele hamburitele! Siin on sinu juulikuu taroprognoos ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu sauade rüütel, ülempreestrinna ja keisrinna. Kui võimas laud, kui võimsalt suured kaardid. Mulle tundub, et juulikuu toob sulle täiesti uue teekonna, täiesti uue alguse, uue teekonna ja sellise tulise tegutsemise viljakuse poole või kuidas seda väljendada, keisrinna või on selline hästi, teda kujustatakse klassikalises taros rasedana. Aga taro, nagu kuna on üldine ladumine, siis rasedus ei pruugi olla otsene lapse ootus, ta võib olla ka mingi uue idee või täiesti uue sinu sünd, kuhu sa siis peaksid olema perioodi lõpuks välja jõudnud. Et tuline kuum algus ja selline mõnus liikumine, nagu ta sauade rüütel toob, selline kirglikkus,
ülempreest rinna selline kontakt, rahu ja otsekui selline rahulikkus tasakaaluks juurde ja käis rinna selline hoolitsus ja emalikkus otsekui, et tuleb imeilus periood. Võimalik, et see võib tähendada ka seda, et sa võtad lõpuks kätte iseenese poputamise ja enese eest hoolitsemise just täpselt nende elementide kaudu. Ja kui sul on mõni reis plaanis, siis või puhkus, siis mulle tundub, et see puhkus võib iseendas sisaldada absoluutselt kõike, et on kirge, on sellist pühalikku hingetuks tegevaid hetki ja on sellist hoolitsust ja iseenese puputamist, et võimas laud, et ma ei oskagi siia nagu suurt midagi juurde lisada. Nüüd haruldaste loomakeste pakist tuleb selline kaart nagu õnneratas ja selline valge väike kõrberebane, et mis sobikski siia veel paremini juurde kui kuhjaga õnne ja veel sellist kirglikkust ja kuumust, et ohoo, kuhjaprillid mõnus kuum suvi. Nüüd numbritena on väljas sellised numbrid nagu 1 ja 6, 16 või siis 7. Aga kõike kaunist sulle! Tere kõikidele kaljukitsedele! Siin on sinu juulikuu taroprognoos ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu sauade baas, perspektiiv ja karikate rüütel. Hästi huvitava energiaga laud. Nüüd see perspektiivikaart siin keskel on tavapakis poodukaart. Ja mõte on tegelikult sama, et muuda perspektiivi mingi teema vaatamisel ja koheselt muutub pilt või arusaam sellest küsimusest üldse. Mulle väga meeldivad kassid ja mul on kodus üks imearmas kiisu, kes vahepeal pea alaspidi lihtsalt ripub kusagil ja väga mõtlikult vaatab ja ta tuletab mulle väga meelde just seda poodukaarti, et vahest ongi hea keerata pea allapoole ja vaadata, kuidas maailm tundub selliselt tasandilt. Et võib-olla on sinu elus mingi selline teema, mida sa pead täiesti uuesti hindama või teise nurga alt vaatama. Et millegipärast mulle tundub, et siin on natuke üleval suhteteemat, et kuna tegu on üldise ladumisega ja millegipärast mulle tundub, et siin võib olla suhteenergiat, ma ei tea, kus sa oma elus oled, võib-olla suhteteema sind üldse ei kõneta. Aga jah, mulle kuidagi tundub, et suhe on just üks selline asi või suhete teema on selline teema, millele sa võiksid juulikuus otse kui teistpidi pilgu keerata ja vaadata, et kas see kaaslane, kes su kõrval on, kas sina oled teda väärt, kas tema on sind väärt, kas see suhe on toetav ja hoidev või on sinna vaja mingit muutust. Aga igal juhul mulle tundub, et perioodi lõpuks oled sa selle karikate rüütlile kohaselt ratsutamas oma armastatu poole ja täiesti uuel tasandil romantilises suhtes või kuidagi nagu uuesti hinnanud oma suhted, just nimelt romantilised suhted, et siin on kuidagi hästi niisugust kirge ja tõmmet selles lauas. Et vaata, mida juuli sulle toob, võib-olla uue armastuse, kes teab. Nüüd haruldaste loomakeste pakist on selline kaart nagu hierofant ja selline kasslane, gepardist on see, et jälgi, et sa oleksid iseendaga kontaktis, kui sa oma maailma hakkad pöörama ja oma selle sisemise pühadusega ja püha olekuga, et ära tee midagi uisapäisa,
Ära lammuta enne, kui sa ei ole vaadanud üle kõiki nurki või hinnanud ja kaalunud kõiki aspekte. Et ära kiirusta, võta selline mõnus, pastlase rahulik, tüüne olek ja hoiak. Nüüd numbritena ja see perspektiivikaart veel võib sõna otseses mõttes tähendada mingit reisi, nagu need kuuma õhupallid seal on, et kes teab, võib-olla sind ootab mingi lend kaugetele toredatele maadele. Nii, ja numbritena on sellised numbrid nagu 12 ja 4 või siis 16. Aga kõike kaunist sulle! Tere kõikidele veevalajatele! Siin on sinu juulikuu taroprognoos ja kaartidel on lauas sellised kaardid nagu sauade kuninganna, müntide 8 ja müntide 10. Väga külluslik, mõnus, soe ja südamlik laud. Nüüd sauade kuninganna on selline rahulik maaga ühenduses, hästi maiselt toimetava, tegutseva naise energia kaart. Kõik on külluslikult, kõigile jagub, kõike on. No see müntide 10 siin juures veel näitab külluslikku jagamist ja ülevoolavat sellist just materiaalset õnne, et mulle tundub, et mingi sinu projekt või töö saab külluslikult tasutud. Võimalik, et sa kas õpid juurde mingi oskuse või täiesti konkreetse praktilise teema, mis sulle tulevikus võib materiaalsust sisse tuua. Tegu on üldise ladumisega, siis samas ta võib olla ka see, et sa leiad enda kõrvale kellegi partneri, kes tasakaalustab sind ja õpetab sulle selliseid teistmoodi uusi maailma nägemisi asju, et iga inimene, kes meie ellu tuleb, toob midagi iseenesega kaasa ja annab sellise teistsuguse vaate ja teistsugused mõtted elule ja olule üldse. Igal juhul, mida ma saan sulle öelda selle järgi, mis siin lauas on, et juuli tuleb sinu jaoks küps, külluslik, igal tasandil õnnelik ja selline nagu otse kui teotahtest ja tegemisinust täidetud. Armastust on siin palju, on sellist meeldivat loomingut ja eneseteostust, et kuidagi väga kaunis ja ilus laud. Nüüd sellisest haruldaste loomakeste pakist tuleb selline kaart nagu maailm ja üks delfiiniline. Delfiinid on üldse sellised hästi salapärased ja kõrgsageduslikud loomad, et mis veel sobiks siia lauda juurde, kui selline intuitsioonist lähtuv kommunikatsioonikaart, nagu et delfiinid suhtlevad omavahel mingite sadade kilomeetrite kaugusele ja nad on hästi empaatilised loomad, et rohkem sellist müstikat sulle veel selle maisuse ja külluse ja rahu juurde, et mis võiks olla veel parem. Nüüd numbritena on lauas sellised numbrid nagu 3 ja 5 või siis 8. Aitäh sulle! Tere kõikidele kaladele! Siin on sinu juulikuu taroprognoos ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu saatan, mõõkade 9 ja kõrgem mina. Kõrgem mina on nüüd selline kaart, mida klassikalises taros ei ole, selle paki lisakaart. Mida lauda? Nii kalakesed, mulle tundub, et teie juulikuu tuleb otse kui kiusatusi täis ja natukene hirmumõtteid täis. Et ma ei tea, kus sa omadega oled, tegu on üldise ladumisega,
aga juulikuu võib tuua üles sellised põlised hirmud, mis sinus on ja sellised põlised kiusatused ja otsekui ka sõltuvused. Et sõltuvuse all ma ei pea silmas mitte nüüd mingeid selliseid ainelisi sõltuvusi, aga tihtipeale me oleme sõltuvuses ka mingist kinnisideest või mõttest, et asjad peavad olema nii ja me ei näe suuremat pilti. Et saatan ja mõõkad 9 kokku panna, siis see väga nagu näitab seda, et võib-olla tuleks juulikuus oma mõttemaailma avaramaks lüüa ja vaadata situatsioone teise nurga alt, et kuna siin kõrval on ka veel kõrgem mina, siis liita võib-olla siia juurde selline jumalik kõiksuse aspekt, et kas need asjad ikka on nii hullud, nagu nad on, või et kas mõni teema üldse sinu elus enam väärib tähelepanu või võib lasta sellel minna. Siin võivad olla ka suhted, et kas suhe, millest sa oled otsekui sõltuvuses ja inimene, kellega sa oled harjunud ja arvad, et ta võiks või peaks olema sinu kõrval ja on otsekui kui selline kiusatus sulle, et sa tead, et ta ei ole võib-olla kõige parem valik su elus ja võib kogu su maailma pea peale keerata, et vaata seda lähtuvalt südamest ja kõrgema mina perspektiivist, et tegelikult südames sa alati tead. Sinu kõrgem mina alati teab, mis on sinu jaoks hea ja mis on sinu jaoks oma aja ära elanud, et on see siis sõltuvus, on see kiusatus millestki, on need sundmõtted, olles iseenesega ühenduses, siis on väga lihtne neid muuta ja teada seda, et sa oled alati hoitud ja kaitstud, et ükski hirm ei ole tegelikult ju reaalne, hirm on ainult illusioon ja mõte peas, et see amügdala, mis reageerib ohule, mis võib-olla ei olegi reaalne oht. Et jälgi ja vaata. Ole rohkem juulikuus hetkes kohal nüüd ja praegu ja võta ühendust oma kõrgema minaga ja vaata, kuhu tema sind suunab ja mis sealt pealt looma hakkab. Nüüd haruldaste loomakeste pakist tuleb selline kaart nagu erak, eremiit ja teda esindab selline jääkaru. Et no kõrgem mina ja eremiit väga hästi sobivad omavahel kokku, et olla endaga heas ühenduses ongi vaja vahepeal eralduda kõikidest nendest kiusajatest ja kiusatustest, mis meil elus on. Hästi huvitav juuli tuleb sul, mulle tundub. Nüüd numbritena, kuupäevadena võivad olla olulised sellised kuupäevad nagu 2 ja 10 või siis 12. Aga kaunist juulit!